Kuues käik podcasti toob teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe. Tervitus rallisõbrad, eetris on saade Kuues käik ja aeg on kokku võtta meie jaoks suurepäraselt lõppenud Tšiili ralli. Mõned asjad on täna täiesti ootuspärased, alustades sellest, et Ott Tänak ja Martin Järveoja on just võtnud maksimumi ehk saanud Tšiilis esikoha ja võitnud ka punktikatse. Mõned asjad mitte niivõrd, ehk et kui tänase saate üks juhte on nagu ikka Karl Kruda, siis erandkorras ja erakorralistel asjaoludel sarnaselt eilsele on siin Raul Ojasaare asemel Tarmo Paju. Tere, Karl! Tere, Tarmo! Hea on olla tagasi siin saates, eriti tähistada Ott Tänaku ja Martin Järveoja võitu Tšiilis, kus nad tegelikult tegid 1-0 kogule etapile, võitsid nii ralli kui ka punktikatse ja tegelikult ka ei saa öelda ülemeelikult, aga punktikatse ikkagi võitsid 1,3 sekundiga, mida selleks punktiks, kui mehed olid katse läbinud, ei oleks uskunud. Sellegi poolest 30 punkti Tšiilist meile tuli ja hooaja kokkuvõttes on mehed 10 punkti maas maailmameistrist, mis on meie jaoks suurepärane tulemus. Ütleme nii, et kindlasti see, et Newville tegi väikse vea, andis parema, kuidagi sellise positsiooni meile kõigile, küll aga ma ise olin natukene ehmunud, et see vahe Ogieriga oli nii suur, et ma ei olnudki nagu 100% sellega nagu oma mõttesse pähe pannud, et see vahe võiks olla 10 punkti. Mina arvasin, et see on 2-3 punkti, aga eks me kõik eksime. Ja numbrid ei valeta, et kui 6. käigu ralli lõpupäevas saade traditsiooniliselt keskendub ralli 3 võitjale ja 3 kaotajale, siis üsna sujuvalt võime kokku viia nii üldised jutud kui ka nende võitjatega alustamise, ehk et kahtlust ei ole, et võitja number 1 sellel rallil Ott Tänak ja kui tulime siia Martin Järveoja ja Martin Järveoja loomulikult ka, kui tulime siia stuudiosse, siis need esimesed pilgud, mis me vahetasime, rääkisid ju ka seda keelt, et justkui väga rutiinseks läks kõik, justkui reede õhtul põhitöö sai ära tehtud, aga ikkagi siis tuli see punktikatse ja Ott Tänakul oli varrukas ikkagi nagu üks kaart veel lauale lüüa, et kui kuidagi tundus, et kõik on liiga igav, siis viimasel katsel Ott Tänak näitas, et üks planeet on ikka kuskil oma ette. Hea on tõdeda ainult seda, et meie enda mehel, Eesti mehel on nii palju üldse kaarte taskus, mida veel lauale lüüa. See viimane katse näitas ka ainult seda, et neid kaarte on nii palju, et lõpuks seista poodiumil tegelikult, kui kokku arvutada 15-kordse maailmameistrite vahel, et kui Sebastian Loebil on 9 tiitlit ja Ogieril on 6 tiitlit, siis 15 tiitlit ja Eesti mees on nende vahel esimene. Siis tegelikult see lihtsalt tekitab nii positiivset emotsiooni. Vabandust, Eesti mehed. Neid on ju 2, kes seal poodiumil seisavad. Neid on 2, kes neid maailmameistrid prantslasi võidavad. Ja mida saaks veel uhkem olla, vaadata lõputseremoonial poodiumil, kuulata Eesti hümni ja nautida seda, et me lihtsalt oleme nii tugevad. Aga kui nüüd Tšiili detaili minna, siis kui vaatasime seda punktikatse ülekannet kas või Tommi Mäkineni intervjuud enne kiiruskatset, mis oli ka selline ebalev ikkagi, et kas Ott peaks nüüd minema ikkagi seda võitu jahtima või kindlalt 25 koju tooma, leppima seal, ma ei tea, 2-3 punktiga. See oli ka selline toon, mis Ott Tänaku enda jutust käis nagu läbi, et võtame mõned ära, et ei hakka siin võib-olla nende hullude prantslastega mõõtu võtma. Lõpuks oli fakt ikkagi see, et ta läks seda 5 punkti võtma. Mida see nüüd Oti kohta näitab? Tugevust. Ainult tugevust. Et mehe enesekindlus on lihtsalt nii kõrge? Jah, ta on lihtsalt nii hea. See koostöö Matuga on nii hea, kõik sujub nii hästi. Miks minna vähemaga leppima, kui sa saad teha maksimumi? Ehk et mine tea, millal jälle see võimalus avaneb, eks, või kust seda kas või, ma ei tea, 2 või 3 punkti vaja läheb, mis on võib-olla vahet sellel 5 punktil ja sellel, et sa võtad natuke rahulikumalt ja lepid võib-olla 2 ja 3 punktiga. Täpselt, ega aasta lõpp võib olla nii nagu dramaatiline, et see 2-3 punkti võib sulle kätte maksta, et see iga punkt, mida sa suudad teenida ja Ott näitas ikkagi suurepärast kiirust koos Martiniga Tšiili rallil, mis oli siis esimest korda ajaloos MM-i etapp,
et nemad on võimelised võtma ükstapuha millisel etapil seda esikohta koos maksimaalsete punktidega arvestades seda, et etapp ei olnud lihtne, seal oli palju udu, vihma, katsed olid erinevad eestartijatele ja viimastele startijatele, seal ei olnud kunagi ühtlast või konstantset nii-öelda nagu päeva, et sa pidid otsast lõpuni keskenduma ja maksimaalselt keskenduma, et see tulemus, mida Eesti mehed tõid praegu Eestisse tagasi, see oli lihtsalt kõik, mida võtta andis ja tegelikult nad olid lihtsalt nii tugevad, et see, et kui nad ei oleks maksimaalselt punkte võtnud Power Stage'ilt, oleks võib-olla isegi natukene meie jaoks kui pettumus olnud, sellepärast et viimasel päeval, eelviimase päeva teisel poolel nad kontrollisid seda rallit ja tegelikult neil oli taskust, nagu sa ennist ütlesid, neil oli võtta see viimane kaart, võib-olla see ei olnudki viimane kaart, vaid see lihtsalt oli see kaart, mis oli veel taskus olemas. Pluss ärme siis unusta, sa loetlesid erinevaid faktoreid, mis tegid Tšiili ralli raskeks, aga faktor number 1 seal ees oli see, et see oli esmakordselt üldse kavas, need teed läbiti esmakordselt, legendid koostati keerulistes oludes esmakordselt nende teede jaoks ja siis veel kahtede läbimiste vahel tehti neid ümber, mis toob meid ju tegelikult selle ralli võtmehetke juurde ehk et reede pärast lõuna see hetk, kus Ott Tänak istus Martin Järveoja kõrvale ja hakkas legendi ümber kirjutama. Ja järgnesid 2 kiiruskatset, millega ta Ogier'lt võttis 16 sekundit ja Neuvillilt 25. Suurepärane tulemus ja mis on veel suurepärasem tulemus kui see, et Martin Järveoja sai sõita WRC autoga. Mis võiks olla parem tunne maailmas? Me kõik tahaks seda teha. Ma isegi ei oska seda sõnadesse panna, kui väga ma tahaks Toyotaga sõita, aga Matu on saanud seda teha. Ma ei saa öelda mitte midagi muud, kui ma olen kade. No küllap see polnud tal esimene kord vist. No küllap see ei olnud esimene kord, aga sellegi poolest kade ikkagi. Ehk et rallil oli siis, ütleme siis Oti ja Martini jaoks 2 hetke, kus oli vaja nii-öelda otsustada reede õhtu ja nüüd siis punktikatse, mis maksid ja tõid punkte ja nendel hetkedel Ott lihtsalt valitses. Ott valitses seda asja algusest peale lõpuni, nagu ralli alguses ka ütles Terry Neuville, et tema ennustab, et Ott Tänak on selle ralli võitja ja oleks pidanud seda meest uskuma ja enda sisetunnet uskuma, sest Ott Tänak ja Martin Järveoja võitsid selle ralli 23,1 sekundiga, võtsid ka Power Stage'ilt 5 maksimumpunkti, mis nii-öelda bumerangisid nad tagantpoolt ettepoole teisele kohale siis üldarvestuses WRC sarjas ja Terry Neuville, kes siis juhtis seda sarja, kukkus tegelikult 3. Ja kui siit edasi minna, järgmiste võitjate juurde, sest Ott Tänak on meil, tegelikult tema ongi meie võitja. Ralli alguses peale me usume temasse, et tema võidab ja Martin Järveojasse ja nüüdseks uskumatu minu jaoks kui suurele fännile, Sebastian Loebi fännile. Mul on hea meel tõdeda, et minu üks iidolitest jõudis ja tegelikult nägi selle nimel kõvasti vaeva, aga jõudis tagasi poodiumile ja poodiumi 2. ja 3. koha täitsid just Sebastianid. Ogier siis 2. kohal ja Loeb 3. kohal, nende vaheks lõpuks jäi 7,1 sekundit, aga täna hommikusel esimesel katsel näitas Sebastian Loeb tugevat kätt, kus ta võitis Ogieri 4 sekundiga ja pärast seda oli vahe 1,1, aga Ogier, kes on siis seda sarja sõitnud pärast Loebi ikkagi mitu aastat, kui Loeb nagu nii-öelda lõpetas piltlikult, pärast mida ta on siis tagasi tulnud, aga Ogier ikkagi näitas nagu tugevat kätt ja ütles, et kuule, et isi, sina minule täitsa kanna peale ei astud, minul on neid punkte rohkem vaja kui sinul. Loeb tõi need punktid ära Hyundai meeskonnale, aga Ogier oli see ikkagi number 2 võitja meiega siis edetabelis, kes tegelikult tõi ära 18 punkti pluss 4 punkti siis Power Stage'ilt pärast Ott Tänakut ja lõpetas selle ralli 22 saldoga ja tegelikult tegi suurepärase sõidu selle Citroeniga. Ehk siis võttis kõik, mis jäi lauale, mis Ott jättis lauale. Kõik, mis Ott jättis lauale. Samas tegi seda siis olukorras, kus kui vaadata tema enda kommentaare läbi ralli ja tegelikult üldse läbi hooaja, siis sellist väikest nagu frustratsioonipoega kuskilt paistab seal, eriti nendel rallidel, kus
kus Ott mingitel kiiruskatsetel näitab nagu justkui, et ta on teiselt planeedilt, et sellist frustratsiooni, et vot seda kiirust mul ei ole ikkagi. Tõsi lugu, tegelikult kui sa vaatad seda Citroeni sõitu, kellel on All Live ja kui te vaatate Sebastian Ogieri sõitu versus Oti sõitu, siis hinnake korra seda, mida teeb see auto seal kurvide lõpus. Ogieril on alati rohkem toimetamist kurvide lõpus, kui on Otil. Ott tunduks nagu puhas, lihtne, selline nii-öelda nagu sõidaks pühapäeva sõitu poodi piima järele. Ogier peab alati vaeva nägema kurvi alguses, keskel kui ka lõpus. Ja no, ma olen seda oma vennaga ja perega ja ma olen arutanud seda nii-öelda nagu tõstatanud seda teemat, et see Citroen on üli ebamugav auto. Hetkel tundub, et see on ebamugav, aga see, et Ogier suudab sellega niimoodi sõita, see teeb temast minu jaoks alati hetkel võitja, sest see, millega tema hakkama saab, see ei ole üldse lihtne ja seda ma näen videopildist. Võib-olla me kõik seda niimoodi ei näe. Mina näen seda, mina olen võib-olla sõitnud ka selle autoga, võib-olla see on põhjus, miks ma seda näen, aga see, kuidas ta sellega hakkama saab, see on suurepärane ja tegelikult lihtne pilt vaatamaks seda asja on see, et Ogier kaotas selle rallile Otile 23 sekundit ja 1/100 ja tema tiimikaaslane Esa-Pekka Lappi kaotas 3 minutit ja 45 sekundit, mis näitab, et üks saab suurepäraselt hakkama või saab hakkama. Ma ei saa öelda suurepäraselt, sest ta ei võitnud, aga Esa-Pekka Lappi ju ei saa üldse hakkama. Ja see paneb tegelikult ju mingisse valgusesse ka selle, mismoodi Ogier ikkagi lööbi vastu asja täna teisel kiiruskatsel ära lahendas. Just siis, kui vahe oli vähenenud 1,1 sekundi peale, just siis, kui ütleme nõrgema närviga mees hakkaks võib-olla just murduma. Ja teisel kiiruskatsel Sebastian Ogier, täna meie teine võitja siis, võttis selle kiiruskatse võidu 4,2 sekundiga. See on ikka väga suur vahe. Ja just see võttiski Sebastian lööbi ees. Ott kaotas temale 5,2 sekundit, aga 4,2 sekundit ühel katsel. See mees pani ikka kõik lauale, mis tal oli taskutest veel võtta. Palju sellel mehel kaarte on, ei oska ette aimata ka, sest 4 sekundit ühele katsele. Seda väga tihti ei näe. Vaatasid sa seda katset ka All Live'is? Ja mida Ogier siis seal kurvides tegi veel? Ma vaatasin kõiki katse. No just. Et kui ta seal 4-ga võitis kõiki, et mis ta seal kurvides veel nii-öelda tõmblema pidi? No see kurvides tõmblemine, sa ei saagi seda nii-öelda pilti otseselt võtta, et see oleks nagu kurvides tingitud. Küll aga see on lihtsalt täiesti perfektne sõit. 4,2 sekundit, see tuleb perfektsusest. See ei saa... sa pingutad küll mingites kurvides ja sa mingites hetkedes näed, et ta pingutab rohkem kui teised, et ta võtab riske rohkem kui teised, aga 4 sekundit ikkagi mingil ühel katsel võtta ja versus, et kõik jäid 4 sekundit taha. Kui me vaatame viimast katset, siis kus tegelikult esimesed, Ott võitis selle katse, aga järgmised mehed olid ikkagi sekundite sees. Ja kus siis nii-öelda me oleme teistel etappidelgi näinud, et sekundite vahed või nagu tegelikult juba jäävad sajandikud, mis lahutavad neid tippsõiteid nii-öelda punktidest, siis 4 sekundit ühel katsel võtta ja MM-sarjas, kus inimesed võitlevad poodiumi kohta nimel, on ikka tegelikult märkimisväärne tulemus. Ja ka lööbil oli ju justkui, mitte justkui, oligi roheline tuli ja plaan ikkagi see teine koht ära võtta talt, et ta ei läinud sinna veerema, et 3. finišisse tulla. Kindlasti mitte, aga lööb ikkagi tegelikult tegi suurepärase tulemuse ja kui me ralli algust võtame esimeses päevas, siis esimesel päeval oli lööb alles 6, kaotades 48 sekundit Otile ja viimasel päeval ka tegelikult lööb oli teisel kohal. Ogier oli kiireim mees viimasel päeval ja lööb kaotas temale 2 sekundit. Ott kalkuleeris ja võttis võib-olla vähem riske, kaotas kokku Sebastian Ogierile 7 sekundit, aga need 3 meest, 2 maailmameistrit, kokku nende peale 15 tiitlit ja meie Eesti mees 0 tiitliga. Aga
näitas mõlemale mehele koha kätte, kes on see õige meeskond, kes tuleb sellel aastal maailmameistriks. No enne kui läheme kaotajate juurde, võitjat number 3 sa tegelikult mainisid ehk et seesama Sebastian Loeb. Ma usun, et kui vähegi saaks, küllap talle ikkagi küllap tahetakse teda ka täisprogrammiks ikkagi, mitte 6 ralliks. No sa võid palju tahta, nagu mulle kunagi noorest peast öelda, palju tahad, vähe tahad, üldse ei saa. Selle pealt nõutakse tal palju, ta lepib natukene vähem, aga Sebastian Loeb ei tee kunagi täishooaega enam kaasa, sellepärast et ta lihtsalt ei viitsi. See töö on raske, ränk, pikk, sa oled perest kaua eemal, kõik muud asjad kokku ka. Et kui sa oled tegelikult saavutanud kõik, mida sa oled tahtnud saavutada rallis ja üldse spordis, siis see, mida ta praegu teeb, on puhas nauding. See, et ta lõpetas Tšiili rallil 3. on puhas nauding ja kindlasti see, et ta eelmine aasta võitis Kataloonia ralli pärast pikka pausi, on ülim nauding, aga mees ikkagi näitab ennast järjekordselt, et temas on seda võimu, temas on seda tahtmist, temas on seda kiirust, et miks ta peaks meile veel ennast tõestama, et ta on kõigeks võimeline, et ta pigem ju, mina mõtlen selle peale, et pigem läheks eluga edasi ja naudiks seda, mis on sulle antud ja naudiks seda kiirust ja natukene utsitaks teisi lihtsalt sabast, et saage aru, sõbrad, ma võin olla kadunud, aga ma olen ikka päris hea. Aga hüppame kaotajate juurde ja selge, et kaotajas number 1 ei ole mingit kahtlust Thierry Neuville, kes väga dramaatilise avarii tegi siis laupäevase võistluspäeva algul, kes kaotas oma MM-sarja liidrikoha ja mine sa tea, mida see avarii kõike võis tähendada, et siin täna on tulnud ka videosid välja, mis näitavad natukene pikemalt, mis siis toimus pärast seda avariid selle sündmuskohal ja mismoodi neid mehi sealt autodest üleüldse välja talutati. Et see paneb perspektiivi natukene veel, et missugune avarii see lõppkokkuvõttes ikkagi oli. Need videopildid pärast seda avariid olid tõesti jubedad. YouTube'is neid on näha, kui sa paned sisse Neuville Crash Tšiili, põhimõtteliselt leiad väga kiiresti need üles ja mõlemad mehed ikkagi tuikusid selle autost välja. See andis ainult aimu sellest, et need kokkupõrked maapinnaga või maakeraga olid piisavalt suured, et inimese keha nii palju mõjutada, et see oli lihtsalt raske püsti seista. Et suur tänu ja tegelikult on hea tõdeda, et meestel on mõlemal okei olla nüüdseks ja mõlemad kõndisid oma jalal minema, aga see, kuidas sa vaatad neid videopilte, kuidas ikka mehed tuiguvad, siis see avarii ainult tõestas seda, et see oli tegelikult päris suur ja need autod on väga tugevad. Et öelgu, mis nad tahavad, ma usun, et füüsiliselt, teine asi on siis see, kuidas sõiduga edasi minna, see on teine teema, aga füüsiliselt nad tunnevad seda veel ikka nädal, 2, kui mitte rohkemgi. Seda raputust, mis neist läbi käis? Kunagi ei tea, kus kohast raputus tuli, nädal võib olla küll, eks keha oli šokis, adrenaliin tapab selle šoki ja selle valu mingil määral ära. Kui see kõik langeb, siis sa hakkad tundma kohti, mida sa võib-olla eales ei ole kunagi tundnud, aga ma usun, et mehed on kindlasti vormis järgmiseks testipäevaks, mis siis eeldatavasti peaks olema tulevasel reedel. Küll aga kui nad ei tunne ennast väga hästi, siis see test lükatakse edasi ja mul ei ole mitte vähimatki kahtlust, et mehed ei ole uues Portugali testis siis 100% nii vaimselt kui füüsiliselt kohal ja Portugali ralliks valmis võitlema uuesti maailmameistri nimel. Nagu me enne saadet ka rääkisime korraks, Thierry Neuville oma elus on avariisid teinud ikkagi suhteliselt palju ja ka suhteliselt selliseid dramaatilisi tegelikult, et ütleme, ta on tõestanud, et need ei jää talle kuskile sinna peasoppi segama teda. Kindlasti mitte. Minul on helge mälestus, kus ta küll ei lõpetanud avariiga, aga me olime Küprose rallil, kus oli siis Cyprus Golden Stage ehk siis nii-öelda kuldne katse, viimane katse siis või nii-öelda nagu ralli sprindi vormis, kus sõideti siis auhinna raha peale
ja Terry Newville tuli viimasel tiirul sellise hooga, et ta pani ühest kurvist niimoodi mäest alla, aga õnn ja jumal hoidsid teda kui käe peal, lükkasid ta mäest üles tagasi, tee peale tagasi ja see mees võitis selle ralli ja selle katse ja selle raha, et tal, no ütleme nii, et see mees, kui ta kihutama hakkab, siis teda jumal, kõik inglid, kõik asjad hoiavad. See samamoodi, no ma ei taha öelda selles korras, et seekord teda nii palju ei hoitud, küll aga mehel on näidata tulemusi või nii-öelda ka avariisi, kus on natukene kehvemini läinud, kui ta on lootnud, aga see kõik on andnud talle väärtuslik õppetunni ja enne seda etappi mees oli MM-sarja liider ja sa liidriks ei saa niisama, kui sa lihtsalt sõidaksid, vaid sa pead sellega välja teenima. See mees on selle välja teeninud, ta on teeninud ka välja tiitli, aga sellel aastal jällegi ta peab seda tõestama ja tegelikult hooaeg on veel pikk. Nii Ott Tänak kui Newville peavad tõestama, et ta on samaväärlised kui Ogier, sest Ogier on võitnud seda tiitlit 6 aastat järjest ja ta endiselt võitis sellega eelmine aasta, et kui seda aasta keegi tahab seda ära võtta, siis ta peab lihtsalt olema veel parem kui Sebastian Ogier. Meil on 2 kaotaja silti nii-öelda veel välja jagada ja kuigi siin võiks võtta paremusrea lõpupoole erinevaid mehi veel, kas või Andreas Mikkelsenist rääkida näiteks, kelle jaoks see ralli oli suur pettumus, siis meie valik langes ikkagi 2 Ott Tänaku tiimikaaslasele ehk siis Chris Meekile ja Jari-Matti Latvalale, kelle ühine nimetaja ja tegelikult mitte ainult Tšiili rallil, vaid ka peab ütlema, et väga suure osa kohta sellest hooajast on olnud see, et neil justkui on olemas kõik, et lõpetada poodiumil rallisid või võidelda vähemalt poodiumi kohtade pärast, aga nad ei lõpeta seda seal. Ehk siis kui me eilse saate ajal ei omanud veel piisavalt infot Jari-Matti Latvala siis katkestamise kohta laupäevasel võistluspäeval, siis tänane info, mis tuli täpsemana juurde, ütleb, et ikkagi tema enda viga oli, mitte Toyota viga. Näha oli tõesti, et seal oli üks suur kivi tee peal, mis selle nii-öelda võistluse tema jaoks ära rikkus. Sellegi poolest kõiki kive ei ole võimalik vältida, eriti kui sa tuled suure hooga ja sa sõidad riskipiiridel. Ja sellepärast Jari-Matti Latvala JML langeb meie kaotajate kategooriasse koos Chris Meekiga, kes siis tegelikult tegi ise vea. Aga sellegi poolest Jari-Matti oli mees, kes lõpuks võttis ennast kokku, hakkas sõitma kiiresti ja ennem kui tal see õnnetu juhus nagu juhtus, oli mees ikkagi poodiumil kaotades 12 sekundit Sebastian Ogierile ja just enne seda vihmast katset ka me ei oleks teadnud, mis oleks juhtunud, võib-olla Jari-Matil oleks nagu kõik hästi läinud, sest nii palju, kui me seda sõitu nägime, oli kõik ikkagi suurepärases konditsioonis. Lõpuks aga me nägime, et oli autost väljas ja nii ühti kui teist mees oli pettunud ja tegelikult kõik, ma arvan, et Soome fännid olid pettunud, sest me oleme pikalt oodanud, et Jari võtaks jalad kuhuelt välja, hakkaks ilusti näitama tulemust, sõidaks kiiresti, me teame, et ta on kiire, me teame, et tal on hoogu, me teame seda kõike, aga millegi pärast lihtsalt tal see ei tulnud välja, see ralli tuli, aga ikkagi midagi läks valesti, et nagu midagi ei hoia teda ja sellest on tegelikult siiralt kahju. Huvitav, kas seal, palju on ju räägitud, et Jari-Matti Latvala pea kohal, ütleme, aeg tiksub sellisel moel, kus mine sa tea, kas järgmisel aastal enam Toyotas talle kohta ongi. Et kas, kui me nüüd näeme, et ka Chris Meek rikkus oma ralli ära, kas äkki võib öelda, et mõlemal tiksub see ikkagi samamoodi? No kõikidel tiksub. Kell tiksub kõikidel pea kohal, kes, mis, kus, kellega, millega, seda me ei tea, see silly season, mida kõik fännid nimetavad, kus siis hakatakse nii-öelda seda lobi juttu rääkima, kes kuhu liigub, võib-olla kuhu liigub, kuna kuhu liigub ja nii edasi ja nii edasi. See on veel tulemas selle hooaja keskel, sellest tuleb kindlasti väga palju juttu. Hetkel on ainult selleks jutuks olnud Ott Tänak ja M-Sport, kes siis Malcolm Wilson on selle esile toonud, et tema tahab kindlasti Ott Tänakut tagasi saada. Teised meeskonnad veel ei ole sõna võtnud, aga ei ole kahtlust ka, et mitmed meeskonnad teda tahavad, sellepärast et Ott
tegi ju see ralli meil jälle nagu 5+ tulemus. Aga jah, tulles hüpates korra veel nende 2 kaotaja juurde, kes on Toyotas, siis Tommi Mäkinen kindlasti õitseb Ott Tänaku tulemuse üle, aga teisel pool on tal ka kuklas teadmine, et ainult Oti punktidega väga keeruline on taaskord võita meeskondlikku tiitlit. Väga keeruline, sest mõlemad sõitjad on ikkagi natukene mõlemad on sama tegelikult taustaga. Mõlemad on, nõme nagu öelda, aga mõlemad on crashmasterid. Mõlemal on palju ette näidata erinevaid juhuseid. Jari-Mattil võib-olla natukene vähem enda vigadest tingitud kui Chris Meekil. Chris Meek selle hooja esimeses pooles ikkagi on näidanud head sõitu. Ta ei ole liigseid riske võtnud, aga see, mis ta see ralli tegi, see oli täpselt selline olek, mille peale mina toetun Chris Meeki vaadates, et ta sõidab suurepäraselt, sõit tuleb ilusti välja, tal on hea legend, värki-särki ja süksed, mida sa nüüd selles kurvis tegid? Et ta nagu lihtsalt nagu juhe jookseks kokku või midagi läheb nagu valesti ja selles kurvis ka kõik oli nagu senimaani oli kõik okei ja järsku lihtsalt, kas legendi viga täpselt ei oska öelda, vajus pikaks kändi ette, pani 1,5 tiiru katust ja kaotas sinna suure aja, aga pärast seda autol midagi suurt ei juhtunud, sest pärast seda ta sõitis ju katsel välja 4. aja, kaotades 3,7 sekundit esimesele kohale, mis on suurepärane tulemus. Sellegi poolest ta tegi vea, ta kaotas palju aega, punktid kaotas Toyotale ja Tommi Mäkineni oli kindlasti sellega väga rahul. Ja Tommi Mäkineni me võime siit rahulikult kõrvale jätta, sest bossid on ikkagi ju Jaapanis, kes vaatavad seda asja lihtsalt, et mis nüüd? Eelmine aasta meil oli suurepärane aasta, me lasime lappi nüüd minema Citroeni ja mis nüüd? Me võtsime uue mehe asemele, aga me oleme veel kehvemas seisus, kui me olime eelmine aasta. Liigume meie toetaja Betsafe'i rubriigi juurde ja tuletame meelde Betsafe'i uue kliendi pakkumist, ehk siis sellist pakkumist, kus kui teed Betsafe'is endale konto ja panustad seejärel vähemalt 10 euro eest ja vähemalt koefitsiendiga 1,5, siis annab Betsafe omalt poolt sulle 25 eurose tasuta panuse ja seda saab kasutada siis 4 kuud järjest, nii et kokku on võimalik saada endale 100 eurot tasuta panustamisraha, aga meil ei ole võimalik vaadata uusi koefitsiente veel, sest neid ei ole veel paika pandud, aga ma siiski küsin sinult praegu selle rubriigi sujuvaks jätkuks, et kui sa peaksid panema praegu MM-tiitli koefitsiendid paika, kuidas need välja näeksid? Mina panustan alati Ott Tänakule ja Martin Järveojale, sellepärast ma teen täpsustuse. Okay. Kui sa peaksid ikkagi kihlvekontor olema ja mõtlema ka et sa kihlvekontorina jääksid ikkagi nagu kasumisse. Mind see kasum ei huvita, mind huvitab ainult Oti ja Martini võit. No nii. Savi see kasum, Ott ja Martin võidavad, vahet ei ole, mis see kihlvedu on, ma siis nende peale ei panustaks. Kui ma tahaksin olla nende vastane, mina olen nende poolt alati, nad on minule väga lähedased inimesed, nad võidavad, ma usun nendesse ja mul ei ole mitte mingit kahtlustki, sest mehed on nii tugevad ja nad võtavad selle võidu ära. Aga kui üritada nüüd täiesti objektiivselt ilma fännluseta neid koefitsiente nagu enam-vähem ette kujutada, siis ma kahtlustan, et me näeme, kui need koefitsiendid tulevad millalgi, me näeme seisu, kus ilmselt Ott on kerkinud esimeseks. Kindlasti, Ott on alati esimene. Seda me võime, mina julgen seda alati öelda. Ott on alati esimene kõikides rallides, mida me näeme, need koefitsiendid on Oti kahjuks, sellepärast, et teda nähakse igal kohal favoriidina. Nii sõitjad kui ka kihlveokontorid näevad teda favoriidina. Ja selle pealt see näitab ainult seda tugevust Oti ja Martini kohta, mis neil on ette näidata, sest nad liiguvad praegu õiges suunas, nad põrkasid kaugemalt tagasi lähemale jälle tiitli suunas, olgugi, et see võib-olla viga Terry Newellilt aitas seda. Sebastian Ogieriga on vahet 10 punkti, aga tulemus on veel 2 keerulist etappi, milleks on Portugal ja Sardiinia, kus on palju puhastamist tee peal. Et need etapid, mis on ka tegelikult keerulised Toyotale,
aga ma loodan ja ma usun, et nad on need probleemid lahendanud ja Ott suudab sellel aastal ja et eelmistel aastatel näitas ka, et ta tegelikult suudab neid etappe võita. Mul ei ole mitte mingit kahtlust ka selle üle, et Ott ja Matu need ka võidavad. Ja kui Betsafe'ist veel rääkida, siis olgugi, et me ei saa Ott Tänaku ja Martin Järveoja peale panustada või nende peale panustada, kes ka tahab nagu teistpidi minna, siis tegelikult on ju meil lõppemas ka Betsafe'is mõni-öelda üleüldse on lõppemas ju UEFA jalgpall, mida ma usun, et mitmed inimesed jälgivad ja tegelikult underdogid jällegi eelmine aasta me vaatasime paljus seda, kui Liverpool jõudis lõpuks finaali ja me kutsusime teda underdogiks, siis sellel aastal on meil uus underdog, milleks on siis Tottenham ja tegelikult see finaal on tulemas, ma arvan, et väga-väga põnev, sest need viimased 2 poolfinaali olid ikka väga-väga ägedad ja koefitsiendid nendele on ju tegelikult 2,65 Tottenhami kasuks ja Liverpoolil 1,51, et Liverpooli peetakse küll võitjaks, aga ma ütlen päris ausalt, mul ei ole õrna aimugi, kumb nendest jalgpallis võiks võitjaks jääda, aga ma kindlasti seda mängu vaatan, sellepärast et viimased mängud on olnud väga-väga põnevad. Liigume küsimuste rubriigi juurde ja tuletame selle rubriigi alustuseks siis meelde, et meie saate meiliaadressile ehk kuueskaik@delfi.ee ootavad Raul ja Karl eeskätt siis endiselt ja ootavad seda kuni 29. maini vastuseid siis Karli küsimusele, mis kõlab siis Sebastian Loebi autol oleva numbri 19 kohta ehk et mida tõenäoliselt see 19 sümboliseerib. See on see küsimus, võtsin ma selle praegu õigesti kokku. Täpselt nii. Ja kes ütleme siis arvavad selle ära niimoodi, nagu arvab Karl. Selle kutsuvad Raul ja Karl Portugali ralli mingisse vähemalt ühte 6. käigu saatesse, ilmselt viimasesse. No me saame kokku leppida selle saate aja, aga nüüd see Tšiili ralli viimane saade on see, mida ma loodan, et te kuulate, te panustate oma arvamuse. Me võtame teid siia stuudiosse, nagu me ennist rääkisime, tegelikult meil on olemas ka 2 mikrofoni, et me võime valida ka 2 inimest siia saatesse. Kas see on siis esimene saade või viimane saade või keskmine saade, me ei oska teile 100% praegu öelda. Me saame seda kindlasti jooksvalt rääkida, aga esitage oma pakkumised, mis tähendab selle auto külje peal number 19. Minul on kindel arvamus olemas. Nii Tarmo kui ka Raul hindavad seda pakkumist väga adekvaatseks, sellepärast, et seal on väga suur loogika taga. Aga ma ootan teie pakkumist sellele asjale. Mina kui rallifänn, ma olen selles asjas olnud päris pikalt sees. Mul on mingid aimdus sellele, mul on mingi tõepõhi sellele, ärge kartke oma arvamust esitada kuueskaik@delfi.ee või siis kommentaariumisse. Ma saadaks pigem kuueskaik.ee, et siis oleks nagu @delfi.ee. Siis oleks natukene turvalisem, sellepärast muidu see võiduvõimalus jääb väiksemaks. Aga kindlasti esitage oma pakkumine ja tegelikult saate tulla meiega siia pulli ja nalja tegema. Aga meil on paar küsimust, mis on tulnud ka Karlile, õigemini paar, mille oleme välja valinud Karlile vastamiseks. Ja esimene neist on tulnud Janekilt ja see küsimus kõlab, olles siis üsna aktuaalne, kuna legendi kirjutamisest on Tšiili ralli ümber väga palju juttu olnud. Et kas ei oleks võimalik ühe meeskonna kaardilugejatel koostööd teha legendi kirjutamisel, ehk et istuvad mehed maha ja vaatavad koos need asjad läbi? Kindlasti mitte. See kõik sõidavad ikkagi enda eest. Meil võivad olla nii-öelda meeskondlikud huvid, nii-öelda sõitjatel on meeskondlikud huvid mängus või meeskonna bossidel on meeskondlikud huvid mängus. Sõitjad ikkagi lähtuvad enda vaatevinklist ja nemad sõidavad nii, nagu neil on parim. Legend on iga meeskonna auto sisese meeskonna siis üks kõige nii-öelda olulisemaid osasi. Seda kellegi teisega jagada, see ikka ei tule väga lihtsalt kõne alla, olgugi, et sa saad selle pärast rallit vaadata WRC Plussist, siis keset rallit mina küll ei jagaks oma legendi kellegi teisega. No me nägime sellel rallil, mis juhtub, kui selle legendiga ei ole hästi. Seda rääkis siis Andreas Mikkelsen ralli lõpus. See on juba tema mure.
seda ma arvan, et ütlevad ka tema meeskonnakaaslased, et oleks siis võinud natukene olla targem. Meile on küsimuse saatnud ka meie hea sõber Raul, kes antud juhul on kuulaja rollis ja tema küsimus on samuti ajendatud siis hetkel Tšiili rallil ja siis laupäevasel päeval nähtust ja tema küsimus kõlas, mis arvate, kas Chris Meeki kombel ilma tuuleklaasita sõitmine on järjekordne asi, mis varsti ära keelatakse, nagu näiteks keelati ära 3 rattaga sõitmine, arvestades, et rallisõitjate kiivrid on nägu tunduvalt vähem kaitsvamad kui näiteks vormelisõitjatel, piisaks ilmselt ühest õnnetust kivist või siis väljasõidust, et mõni sõitja või kaardilugeja tõsiselt võiks saada viga. Raul on ikka tõeline rallifänn. Mul ei ole mitte midagi öelda. Olenemata, kus ta on, ta ikkagi elab ja hingab seda asja. Aga, Raul, ma pean sulle tõdema, et ma ei usu, et sellist asja hakatakse takistama, sellepärast, et see, mida nemad teevad katsete peal, see on need, mis jääb katsete peale, kui see ei häiri nende turvalisusest nii palju. Mootorratturitelt saad varastada prillid, et sa saad näha ka lõpuks katse peal välja, siis see ei ole nagu nii suur mure kui see, et tegelikult kui on 3 rattaga, et siis see 4. ratas hakkab hävitama nii-öelda nagu teed. See on see põhjus, miks see kunagi ära keelati, et see on tavaliiklusele lihtsalt ohtlik. Tavaliiklusele ma ei usu, et on nii ohtlik ilma tuuleklaasita sõitmine. Kindlasti näevad seal inimesed erinevaid punkte. Selles punktis mina arvan, et see on nende enda risk, nende enda valik. Kui sul 1 ratas on puudu, siis see on juba nii-öelda nagu heaolu valik kõikide nimel, et see on tõesti natukene nagu riskantne koht üldises liikluses. Tuuleklaas selle peale mitte nii palju. Aga selle vastusega tõmbamegi joone alla siis Tšiili rallile ja tänasele saatele. Tuletame meelde, et kuueskaik@delfi.ee on siis see meiliaadress, kuhu ootame järgmisteks saadeteks kõiki küsimusi saatejuhtidele ja samuti siis kõiki vastuseid Karli küsimusele Sebastian Loebi autonumbri kohta. Mina ütlen, et oli väga põnev. Tänan sind, Karl, ja soovin teile mõlemale Rauliga siis head jätku 6. käigu saatejuhtidena. Ja mina tänaksin sind, Tarmo, sellepärast, et need 2 päeva olid küll natukene erinevad, küll aga me saime minu meelest sellega suurepäraselt hakkama. Mul on hea meel sinuga seda koostööd siin teha. See ralli andis muidugi päris palju ka kõneainet meile. Sellegi poolest ma tõmbaksin selle kiirelt siin kokku ära ja me kohtume järgmisel etapil Portugalis, siis, kus me võtame jälle eelloo, pealloo, päevade lood ja kõik asjad kokku, aga kindlasti tuletan teile meelde, et pakkuge oma pakkumisi. Ma tahaks näha siin põnevaid inimesi saates ja vaatame, millised tulemuse see meile annab. Suured tänud teile kuulamast ja järgmise korrani. Kohtumiseni. 6. käik podcasti tõi teieni Ott Tänaku ametlik sponsor Betsafe.